Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile Perplexity keskkonda, mis on siis selles mõttes selline huvitav keskkond, et ta on nagu juturobot, AI juturobot seotud otsingumootoriga. Ja teda saab kasutada vähesel määral ka sisse logimata, nii et kui ma lihtsalt lähen perplexity.ai ja küsin näiteks, et miks on taevas sinine, ja vajutan siis selle noole peale või enteri peale, siis ta mulle vastab. Ja mis on siis see erisus on see, et ta tegelikult vastab siis niimoodi, et ta vastab mulle, ta annab mulle vastuse ja ta annab mulle siis ka, mis allikatest ta selle võttis. See ei tähenda seda, et see täpselt on sellest üks ühele, ma pean ikkagi üle kontrollima, aga mul on võimalik siis vaadata seda vastust, siis mul on eraldi võimalik vaadata pilte ja siis mul on võimalik ka vaadata, mis allikaid ta mulle siis valis. Nii et, et selles mõttes ta kombineerib nagu kõik need asjad kokku ära. Ja ma võin siit ka veel midagi juurde küsida, et kas taevas võib olla ka roheline. Nii, ja siis ta vastab veel. Ja mingil hetkel, kui ma siis jõuan näiteks selle sisse logimata mingisugusele hetkele, kus ta ütleb, et rohkem ei saa, siis ta viskab mulle ette sellise sisse logimise akna. Ja siis mul oleks nagu vaja teha konto või siis teha korra refresh ja ma saan uuesti siis hakata küsima. Või ma võin siit ka võtta uuesti siis selle uue lõime, aga näete, ta ütleb jälle, et selleks, et salvestada oma vestlust logi sisse, ma panen kinni ja ma võin ka alustada jälle uuesti selle küsimisega. Aga ma olen teinud endale ka konto tegemiseks peab olema vähemalt 13-aastane. Ja siis lapsed siis 13–18 võivad siis vanema järelevalvel seda teha. Minul on üks selline katsekonto ja kõigepealt näiteks, et kui ma tahan siin mingeid settinguid määrata, siis siin on all on selline väike hammasratas, ma klõpsan selle peal. Ja mul on võimalik panna endale avatar või muuta kasutaja nime või siis vaadata siis, mis siin proos on, et minul praegu ei ole tasuline konto, siis see preferentsis, siin on võimalik määrata, mismoodi see süsteem mul välja näeb. Keel on paraku inglise keel, aga ma näiteks olen pannud, et see, kuidas ta vastab, et ta automaatselt siis proovib ära tunda mu keele ja ta vastab ilusti eesti keeles. Ja siis, kas ta annab mulle siis selliseid soovitusi automaatselt ja mis siin on veel see, et tegelikult siin näitab, nagu ma võiks mudelit valida, sest see Perplexityl on nüüd mitmeid mudeleid, aga tegelikult siin see on ka rohkem valim, kui mul on tasuline konto, ma saan siin rohkem valida. Ja siis, kas minu andmeid kusagil siis kasutatakse nende mudelite treenimisel, ma võin selle ka siit ära keelata, et seda ei ole, siis siin personaliseerimise puhul ma võin veel kirjutada, kes ma olen kirjutanud, et ma olen haridustehnoloog, ma oma siin asukohta pole pannud, aga siin on ka siis veel mingisugused sellised notificationid ja mida ma saan veel jälgida, aga see pole nii oluline ja see konnektorite all on erinevad keskkonnad, LinkedIniga saab ühendada, mina ei ühenda siin praegu midagi. Nii et sellised väiksed seaded siin on. Ja põhimõtteliselt on siin siis see kodu, home, kust ma saan siis kõike küsida ja küsimise puhul on veel huvitav, et tegelikult see, mis on siin see maakera märk, kas ma nagu kaasan veebi ka sellesse küsimusse, kas ta otsib veebist ka või kui ma ei taha, ma võtan selle ära ja ma saan küsida näiteks, et kes on Eesti president. Sellele ta vastab nüüd ilusti ära, aga näete, ta ei anna mulle mitte ühtegi linki, nii et põhimõtteliselt ma võiksin siis ka need lingid siit siis ära võtta, kui ma tahan lihtsalt sellist puhast vastust, eks ole. Ja siis seda ma saan siin lingiga jagada, seda vastust, eksportida, teha temast näiteks sellest vastusest PDF-i või docx-i, ümberkirjutamisel nüüd mul peaks olema ikkagi pro-konto, et siit ma siis, kui ma tahan mingisuguses teise mudeliga seda ümber kirjutada ja ma võin ka teda laikida ja kopeerida ja nii edasi. Nii et mul siis, ma nüüd võtan jälle, lähen siia home'i peale, alustan selle uue feediga, ja siis on siin võimalik ka näiteks otsida ainult akadeemilisest kirjandusest, et ma näiteks ei tee veebist, vaid ma vaatan ainult akadeemilisest ja näiteks miks vihma sajab. Nii, panen selle otsingusse ja nüüd ta siis otsib mulle siis mingisuguseid selliseid artikleid või kusagilt siis targematest kohtadest, vaata, mis tal oli siis mingi Semantic Scholarist otsis siis mingisuguse sellise materjali ja annab siis jälle ka siis need allikad. Nii, ja see kolmas oli siis nüüd selline sotsiaalmeedia pool. Sotsiaalmeedia poole peal on niimoodi, et seal on ta
mitte nüüd neid väga palju neid erinevaid allikaid, vaid pigem Redditi toob välja, aga põhimõtteliselt ma võin siit siis neid lahti ja kinni keerata. Samuti annab siia faile panna päevas kuni 10, et kui mul on mingisugune dokument, ma võtan siin mingid KAAG-i õpilase õigused, näiteks küsin selle kohta, et on mingi dokument ja siis ma võin küsida, et milles see dokument on. Nii. Ja annan talle siis ülesande, siis ta vaatab, et vot milles see dokument on ja teeb mulle siis nagu väikese kokkuvõtte, et dokumendid väga suured olla ei saa. Aga lisaks nüüd sellele Home'ile on siin ka selline asi nagu Discover. See on tegelikult nii, et ma saan nagu endale ära määrata, mis mind huvitab ja siis mul tulevad nagu mingid uudised, et kuna ta ongi selline, nagu ma ütlesin, selline brauser põhimõtte, ütleme siis internetiotsingu ja AI nagu kombo, et siis tulevad ka need erinevad uudised. Aga päris huvitav asi on siin ka see Spaces, et ma saan tegelikult teha endal selliseid eraldi ruume. Siin on mõned nagu näited ka, mis on nagu siin juba vaikimisi olemas. Ma võtan ühe näite lahti, näiteks suure keelemudeli otsija, et selle kohta ma saan siis vestelda ja ma saan siia panna siis mingisuguse konteksti või instruktsioonid, ma saan lisada faile ja linke. Nii et kui ma tahan endal nagu mingisuguseid selliseid, ma panin näiteks endal siin tehisintellekti kohta tegin sellise space'i, et kus ma saan küsida, mul on siia pandud ka fail ja üks link, eks ole, ja siis mul tulevad need vastused siia alla. Või siis näiteks, kui ma nüüd küsin ka näiteks, mul on ka matemaatika tehtud, et ma küsin näiteks, et kui palju on 2 + 4 ja siis kui ma saan sellele vastuse, siis mul on võimalik, nii, kohe vaatame, kus see nüüd siis oli. Answer. Vot siin üleval, näete. Siin üleval on mul võimalik ta lisada, siis näete, siin on see pluss space ja kui see on mulle oluline, ma panen ta siia matemaatika alla ja ta on mul olemas. Näiteks, et kui mingi vastus on nagu väga hea, sest siin library all on tegelikult ka vaikimisi näha kõik, mida te küsinud olete, eks ole. Ma siin olen küsinud mingisugune, kui suureks võib kasvada jääkaru ja pruunkaru poeg, lihtsalt tegin sellise trikika, siis ta ütleb, et nemad poegi ei saa ja nii edasi. Nii et see space'ide süsteem on ka tegelikult päris huvitav, mida nagu tasub katsetada. Ja ma panin siia nüüd, kui ma võtan siis selle näiteks siin nüüd neid erinevaid dokumente, mida ma saan lisada, siis tegelikult ma saan ka lisada näiteks mingisuguse sellise matemaatika dokumendi ja hakata siis selle kohta küsima ja lasta tal lahendada neid asju. Nii et tegelikult minu meelest seda Perplexityt võib ka täiesti uurida ja ma tean, et ta on päris paljude jaoks selline lemmikkeskkond, nii et vaadake ja proovige ja oluline ongi siis ju kasutada just erinevaid keskkondi.